Tere head inimesed, mina doktor Neemega jälle täna siin Street Motos ja meil tuli mõte rääkida üle natukene rehvijuttu, sest viimasel ajal on tekkinud jälle paar huvitavat küsimust selles vallas ja mõni asi on kippunud inimestel meelest ka ära minema, sest me kunagi rehvidest rääkisime, aga see oli tegelikult juba uskumatud aastaid tagasi. Et hakkan kõige lihtsamast pihta ja küsin kõige keerulisema küsimuse, mis on hea rehv? Kõige lihtsam on tere öelda kõigepealt. Et hea rehv on tegelikult selline, mille poole pürgivad kõik rehvitootjad, mis eriti kiiresti ei kulu ja samas peab ulme hästi. Niiviisi, et oleks turvaline sõita. Ja ei maksa midagi. Jah, see on veel see nii-öelda tarbijapoolne nüanss, et paraku see arendustöö ongi see, mis teeb selle rehvi hinnaliseks ja sunnib selle eest nagu välja käima võib-olla keskmisest kõrgemat hinda. Aga see rehvide nii-öelda hinnaskaala ja ka omaduste skaala on tegelikult päris lai iseenesest, et alustades sellistest rehvidest, mille nii-öelda laine sai alguse masu ajal. Ehk siis kõik suured tootjad võtsid kätte, et üksteist üle trumbata, tegid ühe rehvi mudeli, mida nad tootsid tohututes kogustes, mis reeglina kulus kiiresti, oli niisuguse pehme seguga, samas pidas hästi ja oli ulme odav. Et tarbija sai selle rehvi paari kätte sama hinnaga, mis ütleme sellise korraliku hea kahesegulise rehvi ainult tagumise, aga samas see kulus tal sealt väga kiirelt alt ära, nii et sai ta uuesti poodi jalutada ja uusi ostma. Selle rehvi erinevus vist ongi enamasti see, et üks on lihtsalt pehmema seguga ja teine on kõvema seguga? No peamiselt on, ütleme, kaks erinevust, kui me jätame nii-öelda tootjate erinevused siis välja, et on olemas Dunlop, Michelin, Bridgestone, Maxis, Avon, mis iganes, Metzeler, Pirelli, siis iga tootja reeglina teeb oma selles toote valdkonnas nii-öelda erineva klassi rehve. Peamiselt me räägime siis nendest paigilistest, kus on suured kiirused, suured jõud. Jätame kõrvale chopperid, millele reeglina üks ja sama tootja ei teegi erinevaid segusid ja erinevaid mustreid eriti, vaid ongi valikus näiteks 170, 80, 15 ja ühte sama mustrit tehakse ja nii on. Aga paikidel on jah erinev nii-öelda kasutusvaldkond, kes laseb lihtsalt maanteed ja käib matkamas, teine sõidab raja peal ja kolmas on huvitatud, et märjaga asi peaks, siis tootjad teevadki erineva klassi rehve, alustades siis sellisest kas siis pehme seguga või kõvema seguga ühtlase nii-öelda segu koostisega odavast rehvist ja lõpetades siis sellise rehviga, kus keskosa on kõvem, servad on pehmemad ja siis on veel seal improvitud seda kummisegu, et siis tagada hea pidamine ka märjal ja nii edasi. Ehk siis see on pigem selline natukene universaalsem rehv? See on natuke universaalsem rehv ja see on selline, ütleme, kõrgema hinnaklassi otsa rehv, sellepärast, et tagada erinevates klimaatilistes tingimustes ja erineval pinnasel ühtlast sõiduomadust ongi see, mille poole püüeldakse. Vahe on veel selles ka selle rehvi tugevuses, et kui lihtne teda vahetada on? Jaa, selles mõttes on ükstapuha, kas me räägime autorehvidest või tsiklirehvidest, 100% on esirinnas Michelin, mille rehve on niivõrd hea lihtne paigaldada, et näiteks autorehvide puhul jääb minu jaoks on täielik mõistatus siiamaani, kuidas saab see rehvi külg olla nii pehme ja nii vedel ja samas seda on niivõrd lihtne peale panna, sa paned ta peale ja ta on seal ja ta töötab ja ta ei kulu ja samas ta peab, nii et see on üks kummaline asi, et tsiklirehvide puhul on samamoodi, et kui sa nüüd näiteks katsud selle sama Michelini matkarehvi külge ja üldse seda koostist, siis ta on mõnus, kummine, pärast võid proovida ise seda pingis käpaga peale panna, et ta on niisugune hea ja super nagu paigaldajale. Ja võttes siis kas nagu Bridgestone'i või Dunlopi sama klassi rehvi, siis see on oluliselt jäigem, just. Millest see tuleneb? Tuleneb sellest, et siin on karkassikihte on 2 võrra rohkem. Ehk siis nende karkassikihtidega tegelikult üritatakse saavutada selle rehvi nii-öelda stabiilsust. Stabiilsus tähendab tegelikult seda, et kui me sõidame näiteks mingit ühtlast raadiust pidi, siis palju me peame tekitama endale nii-öelda järelkorrigeerimist. Kuidas Michelin seda saavutab sellise pehme rehvi karkassiga, ei oska mina öelda. Et siukesed kummalised lood.
aga noh, vahetusvõimalused on endised, saab kodus vahetada pulkadega ja siis saab tulla rehvivahetuspunkti. Jah, samas ma arvan, et ütleme, kui võib-olla enduro-rehve ja crossi-rehve inimesed tõepoolest vahetavad koduse, ükstapuha siis mis eesmärgil, kas rahalisel eesmärgil, et hoida kokku see 5-6 euri, reeglina umbes nii palju ta maksab, või siis sellel eesmärgil, et omada ja tekitada endale nii-öelda kogemuste pagas, et kui see crossi-rehvi või enduro-rehvi on ikkagi tarvis teel vahetada, siis ta saab sellega hakkama, või siis aja kokkuhoiu eesmärgil, et teen ise kodus ära, ei lähe nii-öelda rehvivahetustöökotta. Siis paigirehvidega on see lugu, et ega kodusel teel ilma lisaabivahenditeta, milleks oleks siis rehvipress, ei õnnestu seda velge või rehvi velje pealt tegelikult maha pressida. Ja teine asi on see, et heeblitega reeglina kriimustatakse ikkagi oma väljed ära, nii et ma arvan, et 99% paigiomanikest käib ikkagi rehve kuskil vahetamas, et ega praegu nagu autorehve kodus ikkagi ei vaheta, et võib-olla mõni mossemees või sapikaomanik või sihuke hallipäine vanakene teeb seda kodus, aga enamasti käiks ikka töökohas seda tegemas. Räägime igaks juhuks sellega üle, kõigil ei ole selgelt olemas selliseid vahendeid, et osta endale kogu aeg uusi rehve ja 2-komponentseid ja 6-komponentseid ja mingeid ulmerehve. Et kui nüüd minnakse ikkagi ostma mingit kasutatud rehvi, siis mida peaks tähele panema? Kasutatud rehvi puhul esimene asi on see, et mul on tulnud mitu korda selle kevadel inimesed, kes tulevad kasutatud rehviga ja see rehv on isegi päris heas seisukorras. Paneme peale, susiseb kuskilt läbi. Ehk siis turu peal müüvad inimesed rehve, millel on auk sees tegelikult. Nii et naelatorkega kasutatud rehvi 20-25 euro eest, noh, ei ole väga mõtet osta. Just nimelt, sa pead hakkama seda kõigepealt seenega lappima, mitte kindlasti nööriga. Et tsiklirehvi nööriga lappida ei tohi ja minu teada on üldse kas sellest või eelmisest aastast Euroopa Liidus keelustatud nööriga lappimine. Et seen on see, mis pannakse siis seest poolt ja mis siis tagab ka mingil määral turvalisuse. Ja siinkohal ongi paslik endale kohe tuhka pähe raputada ja meenus just, et mina oma hajapuusa tagarehvi ole küll nööriga parandanud, sest muud alternatiivi polnud. Tähendab, nöör on hädaabi. Nöör on niiviisi, et müüakse ju ka letis on olemas rehviparanduskomplektid, et kui sa ikkagi paigiga lähed matka peale ja saad seal tagarehvi oma naela ära, kuidas sa tuled siis sealt ära? Ongi, sügad selle augu nii nagu me kunagi tegime paar aastat tagasi ja saab see nöör sinna paigaldatud ja saad sa tõesti sõita esimese rehvivahetustöökojani või kuskile, kus asi tehakse sul korralikult korda. Aga seda auku sa ju kuskilt turu pealt ostes ei pane tähele. Ei panegi tähele jah, et see on nagu müüa aususe teema. Teine asi on see, et vanad rehvi. Et ütleme, kasutatud rehvi puhul siis üle 5-aastast asja ei soovita ikkagi osta ja jätkuvalt kõikidel rehvidel on see aastaarv külje peale kenasti kirjutatud. Siin antud juhul on siis sõõri sees 4-kohaline. Kui see number on 3-kohaline, ehk siis 3 numbrit kõrvuti, siis on see eelmisest sajandist. Ehk siis ennem 2000 aastat valmistatud. Ja siin on 4511. 4511 tähendab 45. nädal 2011 toodetud. Okei, nii sama lihtne ongi. Just, et uue rehvi puhul 2-3 aastat vana rehv, kui ta ei ole all käinud, on säilinud laos, on täiesti pädev asjandus. Kasutatud rehvi puhul tõesti 5 aastat on selline, kus ta on näinud päikest, ta on saanud juba nii-öelda kuuma, uuesti jahtunud, see on see, mis rehvi omadusi nagu mõjutab. Ja ta muutub on ju selles mõttes järjest kõvemaks. Ja ta just nimelt, et kumm hakkab muutuma plastmassiks aja jooksul, see on nii nagu kevadel siin tsiklil, mis on terve 6 kuud seisnud, mõned kohad, simmerid hakkavad lekkima, sellepärast et kummine osa on läinud plastmassiks kätte ja hakanud õli läbi laskma. Viimane asi, mida siis jälgida on, see on see, et pead ise hindama, mitme raha eest sa ostad kuhu maani kulunud rehvi, et ei ole mõtet käia 50 eurot välja rehvi eest, kus on juba pool ära kadunud, sellepärast et esiteks sa maksad mitu korda seda vahetuse raha ja ütleme 100 euri eest saab ikkagi juba 100-120 euri eest saab täiesti korraliku uue tagarehvi juba. Et viimane asi, millest me lähme nüüd sinna töökotta rääkima, on siis see taas üles kerkinud foorumites teema, et no kui laia rehvi ma saan endale sinna taha panna siis tagarattale, et ängsam ja ägedam välja näeks. Ja tegelikult võiks üle vaadata ja rääkida ära selle ka, kui palju üldse annab ühte rehvi kulutada. Ja, vabalt. Selleks on meil olemas, just selleks on meil olemas doonor, selleks on meil olemas näited ja saame vaadata, et
palju seda kummikihti siis siin tegelikult on, sest et noh, siit hinnata sa näed, mustri sügavust on siin ligikaudu silma järgi mingi 8 millimeetrit või sinna kanti. Mõnel natuke rohkem, mõnel natuke vähem. Aga mis siin taga on, kas siia saaks nii-öelda juurde lõigata või mitte, seda me saame juba tegelikult vaadata töökojas ühe kasutatud rehvi pealt ime hästi.